Tervist, mina olen Sten ja mõtlesin, et teeks vähe teistsugust sisu ka siia kanalile, mitte ainult sõiduvideod, et dokumenteeriks vähe enda comebacki GT30 siis klassi veemotosse. Ja täna ongi esimene osa nii-öelda siis sellest, kuidas ma sõidan Tartu Kalevi veemotoklubisse, kus siis toodetakse Bowat racing boat'e. Ja täna ma siis lähengi vaatan üle ühe paar aastat kasutatud paadi ja samuti ka täiesti uue mudeli paadi, et ära otsustada, millisega siis nii-öelda enda teekonda siin jätkata. Et kes siis ei tea, olen varem tegelenud 6 aastat veemotoga ja siiamaani pole veel ühtegi aastat vahele jätnud, et vähemalt ühe võistluse olen sõitnud siin viimased 2 aastat. Et aga see aasta nüüd ei taha ju vahele jätta ja varem ma olen siis sõitnud enda Nord Racing Clubi padiga. Aga nüüd võiks nagu juba vaikselt mõelda oma komplekti peale, et ja näitakski siis kogu protsessi, kuidas see nii-öelda kõik toimub, et alustame siis täiesti nullist, lähme vaatame, otsime paadi, milleta sõita ei saa ju. Ja jooksvalt siis kajastangi teile, mida ma paadiga teen, ettevalmistused võistlustel kõik toimub ja nii edasi, et alustamegi siis praegu paadi leidmisega. Lähme vaatame paadid üle Tartus, seejärel otsime sponsoreid, otsime mootori, otsime vildid, ühesõnaga kõik selle paaditeekonna juures seonduv siis tahaks nagu siia kanalile kajastada ja see plaan on siis olnud aasta algusest peale, et osta oma paat, aga paraku siis asjad olid nii-öelda minu crosscardi ostu taga, siis mõned huvilised olid ja ootasingi, et siis kaart ära ostetakse, et tekiks vaba raha, et saaks uue asja osta nii-öelda. Ja kuna siis paar nädalat tagasi sain kaardist lahti, hakkasin ka aktiivsemalt nüüd paati otsima ja nüüd nii-öelda it's becoming real. Aga sellegipoolest, kuna see plaan oli aasta algusest peale ja mõned huvilised seal olid, siis ma nägin vähe endaga vaeva. Siuke märtsikuus hakkasin kaalule rõhku panema, kuna selle hetkel olid juba kindlad mingid tahtid hakkasid tekkima kaardile ja mõtlesin, et okei, et tuleb vaikselt hooajaks ette valmistama hakata. Ja jah, esimene asi, mis ma endaga tegin, oligi kaal. Esiteks, et kuna paadispordis on see kaal väga oluline osa, et kõik need, kes sõidavad, sihivad alati võimalikult lähedale sellele miinimumkaalule, mis seal klassis on, et siis selleks, et olla võimalikult lähedal kaalule. Ma arvan, et eelmise kaaluga ma oleks ka ilmselt olnud täpselt võib-olla kaalus, aga see ei ole ideaalne, et kui sa oled ikkagi ise võimalikult kerge, siis on sul see võimalus, et saad paati panna lisaraskused ja lisaraskuste abil saad seda paadi balanssi siis muuta. Nüüd olen siis siuke 18–20 kilo kergem kui märtsis ja iseenesest kaalu pool õnnestus hästi ja nüüd loodan, et teised asjad ka õnnestuvad hästi, et jah, lähme Tartusse, võib-olla natukene filmiga, eks seal koha peal selgub, et kui siin on siis esimene vaatlus. Sees on siin mõlemad switchid on olemas, paak on olemas, aku on olemas. Siit nagu on kõik väga okei. Sees on siin selline rool. Seal on gaasipedaal, raskused, aer on siin kill switch ja siin jah, istet praegu sees ei ole. Aga see on siis käigukang. Et siuke ta siin on. Siin on natukene katki, aga see on nagu tehtav. Siuke koht värvivaat siis.
saime siis esimese päeva purki. Tegime otsuse ära, et tuleb ikkagi sõita selle kasutatud paadiga see aasta, kuna lihtsalt uute paatide tegemise järjekord on kuni järgmise hooajani ja kuna lihtsalt uute paatide järjekord on järgmise hooajani, siis me peaksime jätma selle aasta hooaja täiesti vahele, mida ma kindlasti nagu ei tahaks ja sellepärast oligi see otsus tegelikult hästi lihtne, et kuna ma tahan see aasta sõita kindlasti, et ma ei taha seda aastat vahele jätta, et kõik see tunnetus ei kaoks ja nii edasi, et siis tuli see otsus vastu võtta. Tuleb seda kasutatud paadiga sõita see aasta ja siis on äkki lootust, et saab aasta lõpus selle uuesti maha müüa ja siis järgmises aastaks selle uue mudeli paadi nii-öelda tellida. Nüüd tuleb kass tuli. Ega nüüd ei olegi midagi. Nüüd on puhtalt sponsorite otsimine. Järgmisel nädalal läheb see kasutatud paat siis tegemisse ja tehakse siis kõik vajalikud muudatused, kuna see paat ei ole, nüüd ei oska peast isegi öelda, aga ma eeldan, et siuke 4 aastat äkki sõitnud, et siis seal on vahepeal väga palju reeglimuudatusi tulnud ja tehakse siis paat nii-öelda reeglitele vastavaks. Jah, seejärel peab ta ära pärvima ja seejärel läheb juba ühe koostööpartneri juurde kleepimisse, millega siis teeme ägeda disaini sinna peale, et ta ikkagi silma ka paistaks, on ju. Järgmisel nädalal lähen siis vaatan paadi üle, paneme istme paika, paneme seal asjad paika, mis minu järgi peaksid olema. Jube soe ilm on. Aga jah, siin ta on. Et muutsime siin, tõstsin pedaali lähemale endale, sest et siin oli väga pikk poiss enne sõitis. Ja siis panime siia nüüd tooliga sisse. Siin on sellised spotid, mis on parandatud. Ühesõnaga tuleb tore värvimine. Ja hetkel siis panen mootorit järgi. Et jah, ei oska teile rohkem praegu midagi rääkida. Siukest segadus siin on praegu, just tõstsin mootori taha, panin selle raua külge keeramis nende trosside jaoks. Ja nüüd siis üritan seda mootorit õigele kõrgusele saada ja siin tuleb siuke korralik töö sellega, et kõik need kleepsud tuleb maha võtta, siit on kleebitud kõik. On näha isegi, et on kleebitud. Need tuleb kõik maha võtta ja muidugi need kleepsud ka. Ja siis saab värvima hakata vaikselt ja nihvima hakata. Kõik vajalikud trossid, juhtmed, kõik on küljes nüüd. Ja niimoodi võib varsti vee peale minna, värvimisega tegeleb vist hiljem. Aga jah, põhimõtteliselt siit trossid külge, aku veel ära ühendada ja põhimõtteliselt on laske valmis. Paralikult palav on nagu näha. Aga täna ei saa vee peale. Ühesõnaga üritasime, mis me üritasime, aga siin ikkagi olid juhtmemajandus, midagi oli nii valesti, et siit paar asja kärsas läbi ja siis otsisime sädet ja voolu ja lõppude lõpuks mida ei ole, on säde.
ja noh, nüüd täna paraku koju ei saa viia, jääb sise jälle. Aga noh, siin on selles suhtes kleepsut kakkusin maha ja nüüd saan natuke teist poolt ka kakkuda ja siis lihtsalt koju ära praegu. Et siin noh, tollega ei ole kahjuks midagi teha praegu täna ja õudselt palav on. No lootsin, et saan äkki esimest korda vee peal ära käia, aga noh, võta näpust täna ei saa. Eks näis, mis saab. Eks leiab selle sademe üles või leia. Ma veel kakun siis selle külje ka puhtaks ja siis lükkub jälle värvimine edasi kahjuks, aga no mis teha. Elu on siuke, mis teha. Aga jah. Vähemalt ei ole külm. Eesti ilm. Pole mitte kunagi elus sihukest asja teinud. Väga huvitav. Ärge tšaatsige mind, kui see mis te just tegite. Aga jaa, tere põhi on vaja üle käia ja äkki saab hea, äkki saab ilus, äkki saab kaunis. Vahepeal oleme saanud krundi peale. Hetkel siis kuivab ja kohe lihvime ta üle ja siis läheb valge värv peale, aga mõtlesin, et vahepeal räägiks, mis siin vahepeal toimus üldse, et mul on neid klippe väga palju. Eelmine klipp oli siis see, kus ma ütlesin, et vee peale ei saa. Järgmisel päeval tuli siis soodla ja aitas siis mootori käima, pani mootori käima, klipp on siin. Nagu te näete, siis töötas ilusti. Võiks ju arvata, et järgmisel päeval ka. No ei. Järgmisel päeval läksin siis uuesti Tartusse. Mõtlesin, et lähen siis sõitma ja jälle. Käima ei lähe. Aku juhtme päid peale. Jah. Aga aku juhtme? Võtsi maha või? Sa ise võtsid ju? Ei, aga aku pani eile käima. Ja võtsi uuesti aina. No mõtlen, et peal. Päris hea, siis ida materjali saad. Siis õhtuks tuli soodla jällegi meile appi. Leidsime selle veakoha üles ja panime ta siis lõpuks käima. Ja sain ka lõpuks sõita. Mis oli nagu ülikaif. No nii mõnus, et nagu ma isegi ei oska sõnadesse panna, nagu pole aasta aega paadiga sõitnud ja see tunne oli lihtsalt no mega. See oli mega. Ja nüüd jah, oleme siis kruntinud ära kõik. Kohe lihvime ära, siis värvime ära põhja ja homme keerame teistpidi ja läheb teine pool värvi. No hetkel on juba 4 päev. Siuke tore 3 päeva tööd on olnud siin praegu selle ettevalmistamisega. Ega ei ole kerge see asi. Ma lootsin, et see värvimine on ikkagi tunduvalt lihtsam, kui ta praegu on, aga no mis teha. Otsus sai ju vastu võetud juba, et siis noh, tuleb teha. Ja äkki saab järgmine nädal hakata trenni nühkima, sest järgmisel nädal juba on ka võistlused. Eks näeme. Praegu ei oska öelda. Ma loodan väga, et saab ilusti valmis. Sest mul on veel vaja vinti minna tegema. Ma ei kujuta ette, kuidas ma selle 4 päevaga jõuan trenni teha, vinti teha. Nii palju asju. Eks tuleb siin pikalt tegema hakata, pole midagi teha.
tehtud ta ongi, noh. Tegime siis pealmisegi viimasena. Seda tegemist peale värvimise midagi ei filminud siin kahjuks. Ei olnud aega. Lihvimine käis nagu nii siuh-säuh, et saaks ruttu vähemalt tehtud ta ja hetkel kiigub siin. Siit tagant on kõik tee peal siis praegu. Ärge vaadake, et ma tuimalt tõmbasin mingid konksud asjad üle, ei tõmmanud. Selline ta on siis hetkel ja tuleb siia midagi peale mõtlema hakata, et need tulevad siit logodel peale sponsoritele ja nii edasi. 5 tööpäeva põhimõtteliselt tööd. Põhjalihvimine oli 3 päeva, pluss siis õhtul siuke värv peale mingi tunniga onju. Aga just see 3 päeva lihvimist, see oli väga räige. Pealmise kihi tegime nagu 1 päevaga ära. Polnud mitte mingit probleemi. Aga just jah, see põhi oli korralik käsitöö, sest et seal on neid tsooni nii palju ja eksentrikuga seda lihvida ei saanud, sest et muidu on oht, et nüüd need sakid nii-öelda kandid maha sealt. Ehk siis see oli puhas käsitöö. Nüüd saab mõelda. Järgmisel nädalal ilmselt hakkan siis kokku laduma, ütleme nii, et esmaspäevaga saan ta kokku. Siis äkki saab elektrika aega, et esmaspäeval asjad üle vaadata, sest seal oli paar asja, mis tegelikult on paha. Loodetavasti jõuab ka esmaspäeval minu uus haagis. Teisipäeval tahaks juba esimesele trennile minna. Äkki jõuab uus vint ka kohale, selle sai nagu ära tellitud praegu täna. Jah, saab äkki teisipäeval trenni lõpuks, siis tuleb teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Kõik päevad täis trenni lihtsalt non-stop sõidutunnetus tagasi saada, kõvasti vaeva näha ja siis tuleb ka tulemust Harkus. Aga teiega kohtume järgmine nädal. No nii. Põhimõtteliselt on kõik valmis. Eile tõin ka Tartust Respost tõin käru ära. Võtsin siis täiesti uue käru, et oleks millega vedada teda. Üsna tüütu oli, mul oli ainult see käsikäru ja no siis oli ikka. Pigem oli tüütu teda igatepidi liigutada, aga jah, ostsin Respost käru. Eile terve õhtu sätsime teda paika selle paadi jaoks, sest siin pidi nagu, seal on need puud all ja nendele puudele siis pidi kerget reguleerimist tegema, et laius oleks õige ja kõrgus oleks õige ja kõik see, mis ma veel teinud olen. Et peale värvimist panin ta siis kokku, kõik trossid külge, mootor külge. Tegime elektrikuga ka uue Aimi Dashi selle juhtmestiku. Kuna mul tuleb siia ette rooli peale sinna, kus te näete, sinna tuleb Aimi Dash külge magnetiga. Siis pidime sinna uue juhtmestiku tegema, sest et eelmise juhtmestikuga oli midagi valesti, mis siin paadi peal juba olemas oli. Ütleme nii, et see vana juhtmestik, mis seal oli, kõrvetas 1000 eurose aju läbi, nii et oli mõistlikum teha elektri korda ja peale seda, kui juhtmestik oli ära tehtud, võtsin paadist igalt poolt mõõdud, kus mis vaja ja tellisin terve hunniku kleepse, et nii puhtaks ta kahjuks ei jää. Et küljenumbrid, nimed, sponsorid, kõik, kes on mingit moodi aidanud, tellisin siis ära. Ma loodan, et ma nüüd puusse ei pannud, sest et mul oli eile täpselt selle käru toomisega, kokkupanemisega siuke ilus 16-tunnine või 14-16 tundi päev. Ütleme nii, et õhtu lõpuks, kui ma neid seal tellisin juba, siis mul oli aju täiesti krussis ja ma enam ei saanud ise ka aru, mis suurust ja kuhu tellida ja keda ma kuhu paigutan aga no loodame. Täna käisin selle kleepsumehe juures läbi ka, vaatasime veel eraldi koos terve selle tellimuse üle ja eks näis. Ütles, kui ta midagi ei peaks klappima, et siis helistab mulle ja loodame, et siis saab hea. Et siis siia tuleb nimi, siia tuleb ilus number 3, minu 3. Ja siis ma otsustasin, et siit külje pealt ma alustan siis hetkel sellest kondlist, mis siin on. Et siis üles tuleb Hunditalu autokeskus, Vindimeister lakk, Piliste rakendus, Eesti Kultuurikapital ja Raassile. Et ilmselgelt see paigutus ei jää nii, aga ühesõnaga
5 asja paigutan siia. Lisaks ma panen terve nina panen ka siit sponsorid, et alustame siis siit eest, panen siia enda Tartu klubi, Tartu Kalevi veemotoklubi tuleb siia nina peale, neil on ümarlogo, ehk siis see sobib siia. Ja siis hakkab järjest minema jälle, et nina peale ma panen vähe teistmoodi ka, et ma panen siia endal ongi Tartu klubi, Vanaisa, Hunditalu, Raassilla, Pilliste rakendus ja siia ma siis hetkel lakki ja Eesti Kultuurkapitali ei pane, et need lähevad sinna külje peale. Siia külje peale, tiiva peale on kohustuslik lipp, ehk siis siia tuleb Eesti lipp, teisele poole samamoodi ja lisaks siis siia panen kuskile uimi kleebis, et uim on siis nagu peaföderatsioon, nagu autospordis on näiteks FIA, on veemotos siis uim ja jah, see peab ka peal olema. Mis siin veel oli? Siin on vahepeal nii palju tehtud, et ma ise ka enam ei hooma, mis ma siin teinud olen, mis ma teinud ei ole. Lihtsalt tean, et jube kiire on olnud, kõik on nii kiiresti tehtud. Ja ei ole jõudnud isegi filmida. Aga see nädal siis hakkab nüüd trenninädal, täna on teisipäev, mul on 2 päeva nüüd aega, et trenni teha ja reedel pean olema juba Tallinnas Harkus Baltikate etapil. Ja siinkohal video lõpus soovikski tänada oma sponsoreid Hunditalu, Mustla autokeskus, Raassilla ja Pilliste rakendus. Kui sa vähegi tunned, et sa sooviksid ka oma nime või firma nime või midagi paadi peale, mingit reklaami, sisu, midagi, siis te võite mulle kirjutada ja seniks tšau-pljau!